Tere teile kõigile! Mina olen Merle Vaha ja soovin teile tutvustada Tupperware ühte minu suurt lemmikut, Micro-Urban, mis on siis mõeldud kasutamiseks mikrouunis, millega saab aurutada, millega saab toitu valmistada, millega saab toitu soojendada. Tal on väga palju erinevaid võimalusi. Micro-Urban on siis 2-liitrine ja koosneb erinevatest detailidest. Teda on võimalik kasutada nii aurutina kui riisikeetjana. Mis saab olla parem kui see, kui ühe tootega saate erinevaid asju koos valmistada? On ju nii? Meil tihti on kõigil väga kiire ja vaja teha erinevaid roogasid, siis see on suurepärane võimalus. Ise samal ajal saate tegeleda muude asjadega, kui mikrouunis valmib teie toit. Aurutatud toit on kõige tervislikum ja sellepärast on Tupperware teinud tõelise revolutsiooni selle sama mikroaurutiga, mis koosneb siis erinevatest detailidest. Tõsi, meil on olemas ka tavakataloogis jätkuvalt nii riisikeetja kui auruti kui ka erinevad muud mikrouuninõud, aga see on üks toode kõik ühes. Kui te saate endale Micro-Urbani, siis on kaasas teil ka juhend, kus on ilusti kõik ette näidatud, millised funktsioonid, mis kraadidega, kuidas kasutada. Mina kasutan teda 600 vatti mikrouunis ja oluline on teada, et mikrouuni kõrgus peab olema vähemalt 5 sentimeetrit kõrgem, mis puudutab auruti peamist pinda. Micro-Urban koosneb siis järgmistest detailidest. Tal on põhinõu, mis on nõndanimetatud meie mõistes riisikeetja nõuga, mille all käib siis, on ka mõõdud, et kui pannakse aurutiks teda, siis siin käib vesi, 400 milliliitrit, on ilusti mõõdud näha. Järgmine osa on Micro-Urbanil sügav auruti osa ja vaat see on nüüd detail, kus vahel on ka metall. Kui me tahame näiteks teha mune, praegu on munade püha aeg, siis ütlen teile ausalt, mina katsetasin seekord ära ja tõesti näitan teile ka kohe, kui suurepärased värvitud munad siin valmis said. Kui me tahame valmistada keedumuna mikrouunis, siis kes on seda proovinud, teavad, et käib üks kõva pauk ja munakoor lõhkeb. Kui ta on kasutatud aga Micro-Urbanit, millel on metallkihid vahel, siis all on 400 milliliitrit vett. Paneme vee, palan vee ja saamegi panna munad. Munad lapime siia sisse. Näiteks soovime mune panna. Munad on meil Tupperwarel ka väga mõnus munakarp olemas, millel on siis erinevad karbid kaasas, ütleme munarestid, 2 tükki, mida saab kasutada eraldi ka külmikus või siis koos karbiga. Võileivakarp, munarest 2 ühes. Paneme munad ja peale läheb ka tihendatud gaas, mis on samamoodi metallikihiga. Ühe muna kohta 2,5 minutit. Nii mitu muna kui soovite, teete korraga valmis. Super! Ja ise ääres valvama ei pea. Kui teil on kiire ja te soovite valmistada samal ajal ka natuke tatart, natuke riisi, siis te võite ka siia alla, kus on teil 400 milliliitrit vett, lisada ka paar lusikatäit tatart, paar lusikatäit riisi ja teil valmivad korrustena asjad. See on siis, kui te valmistate muna. Ja mina tegin selle katse täna ära. Täiesti juhuslikult tuli mul mõte, et ma olen keedumuna siin teinud korduvalt, aga ma ei ole kunagi siin valmistanud munadepüha mune. Ja kasutasingi selleks meie tavalisi sibulakoori. Kasutasin ühte vanad köögirätikut, lõikasin ribadeks, nii nagu me ikka klassikaliselt teeme. Mähkisin munad ära, sibulakoorte sisse, panin siia resti peale. All oli 400 milliliitrit vett ja üks muna, 2,5 minutit mikrouunis ja kui tulid välja, külma vee sisse ja uskuge või mitte, need munad on kõik värvitud mikrouunis, selle sama Micro-Urbaniga. On ju mugav, te ei pea ääres valvama. Et ka munadepüha mune võib niimoodi värvida. Siis, kui ma soovin teha siin sees näiteks täidetud paprikaid, siis panen ka alla vee, panen täidetud paprikat siia peale
ja palun väga, sellised toredad täidetud paprikad said mul täna valmis siin, mille peale ma panin maitsestamata jogurtist ja karulaugust tehtud sellise kastme, toorjuustu ja paprika sees on praetud hakkliha. Praetud hakkliha meeldib minul ka teha palju ette valmis, et kiirelt saada. Hakkliha on ju minutiliha. Ja kus ma hoian teda, kui mul on minutiliha valmis tehtud? Meil on sellised mõnusad sügavkülmakarbid, 2,5 liitrit, mis tegelikkuses võib kasutada ka tavakülmikus. Tal on peal lumekristallid, see tähendab, et võib kasutada ka sügavkülmas, aga lisaks on ta hermeetiline nõu igasuguste salatite, lihade, kala, igasuguste, mida te soovite hermeetiliselt hoida, kõige selle jaoks, ka tavakülmikus või transportimiseks. Ja palun väga, minul on siin sees praetud hakkliha, teen suurema portsu valmis. Kui keegi soovib hommikul pannkooke hakklihaga, kui keegi soovib hommikul täidetud paprikad või hoopis makarone hakklihaga, siis võtangi siit kohe. Väga mugav. Täidetud paprikad, väga lihtne siin teha. See kõik puudutab seda, kui ma tahan teha aurutiga ja suuremaid asju. Kui ma soovin aga valmistada korrustena, sest nii siin on augud sees, kui ka sellel madalal taldrikul on augud sees. Ja sel juhul on oluline teada, et me paneme toiduained nii, et toiduained on anumas, aga avade vahed peavad jääma. Sama on pealmise taldrikuga. Sügavasse anumasse paneme alati kõvemad asjad, suuremad, mida me tahame valmistada, näiteks köögiviljad, kartulid ja siia panen kas paneeritud kana, kas kala ja muuseas, kui soovite kala siin valmistada, pange salatileht alla, siis jäävad teil augud puhtaks ja kala tuleb hõrk, väga mõnus. Muuseas, nipp teile, kui te soovite mingit köögivilju valmistada nagu juustukattega, siis mikroonis on see saladus. Kui te panete näiteks täidetud paprikale peale lusikatäie hapukoort, siis lusikatäis hapukoort on mikroonist välja tulles nagu juust. Väga kaval ja mugav. Niimoodi saab teha teda korrustena köögiviljad valmistada ja kaan peale mõnus. Aga kui me soovime siin valmistada riisi, kui me soovime siin valmistada hommikupudrud, siis me kasutame sügavat anumat ja vahutaldrikut, mis on kaasas. Lisaks on meil kaasas mõnus gaas, millega on augud, et kõik see aur, mis siin tekib, saab ilusti tagasi vajuda. Riisid, pudrud valmistame me veega, paneme sama vahekorraga nagu teeks potis, ainult meil ääres valvama. Peale tuleb vahutaldrik, alati panna nii, et ta on nagu kausi kujuga, gaas peale, klõpsuga ja mikrouuni. Ja oluline siis, et 5 sentimeetrit oleks vaba. Siit pealt mikrouunis. Nipp teile, kui te tahate kasutada erinevaid tupperware-tooteid ja te hakkate muretsema ja soetama endale mikrouuni, siis mikrouuni avakõrgus peaks olema miinimum 19 sentimeetrit. Sel juhul mahuvad kõik meie tupperware mikrouuninõud ka sellesse väga hästi ära. Nii valmistan ma siin riisi, nii valmistan ma siin kartuli, punapeet 3 minutiga, palun väga, täiesti keedetud valmis. Porgand, salati jaoks soovingi teha 1-2 porgandit, väga mugav. Kartulid, kõik sellised kartulipudrud, erinevad vormiroad, kõik saate siin valmistada. Nii on ta riisikeetja koos lisakaanega, aga me kõik armastame ka tupperware ühte vana head aurutit nagu Servofix ja praegu ma tahan teile näidata, kuidas ma kasutan seda sama anumat nagu Servofixi. Sel juhul palan ma siia sisse tatra. Meil on sellised mõnusad kompaktsed mahutid. Nii, see on 500 milliliitrine, 2 avaga. Siin sees on tavaline tatar. Palan siia tavalise tatra, sõela peale ja nüüd võtan keeva vee, mida ma hoidsin praegu termokotis, et teid meie verandale kutsuda ja valan keeva vee siia peale. Ja vesi peab olema kaetud kuskil 5 sentimeetrit ja kui te lasete tal seista paarkümmend minutit kapi peal, ongi teil tatar valmis. Täpselt samamoodi võite te siin ideaalselt valmistada kõikvõimalikud lihad ja asjad ja panna teda kui termonõud. Alla panete kuuma vee ja kasutate nagu termonõuna. Mikrourban on siis valmistatud
sellisest tugevast plastikust, mis kannatab ilusti mikroonis kasutamist ja mille puhul on hästi oluline teada ka seda, et aur liigub taas keskelt ja valgub alla äärtest. Kui te kasutate näiteks köögiviljade tegemist, siis super on sellesama 400 milliliitri vee sisse, mis siin all teil on, lisada ka juba puljongikuubikut või mõni loorberileht, tükike pipart ja te saate ka pärast väga mõnusa kastme, lisades lihtsalt hapukoort või piima, millega te soovite teha ja teil on köögiviljad, teil on kaste, teil on kõik road ühe korraga valmis. Täidetud paprikad, kui olid mul siin sees, ideaalselt oleks siia juurde ka mahtunud näiteks üks muna juurde. Siis samamoodi võib siin valmistada, meil on praegu eripakkumises väga mõnus spiraalitaja, millega saab teha köögiviljade spiraalid, suvikõrvits, porgand, peet. Keerate nad sellistesse pallidesse ja panete resti peale. Aurutate endale sobivad köögiviljaspagetid. Alla jääb kaste. Riis, mis ma siin valmistasin, palun väga, valmis. Hea lihtne ja tõesti, kui te panete poti tulele ja tahate ise ringi liikuda, siis te ei saa jätta teda ilma järelevalveta. Aga kui me valmistame teda siin mikrourbanis, siis mikrourbanis on tal aeg peal. Ja te teate, et ta on valmis, tal toimub ka veel järelkuumenemine. Hästi oluline on mikrouunis toitu valmistades ja soojendades teada, et tuleb anda aega, pool aega kuskil, mis te olete valmistanud, et toit veel jõuaks see kuumus ühtlustuda ja saaksitegi valmis toidu. Nagu ma ütlesin, võib siis urbanis ka serveerida. See urbanis võib hoida toitu soojana. Te võite ideaalselt teha juba kodust hommikul välja minnes asjad valmis ja teil on lõuna ajal võtta hea soe toit. Väga hästi võib teda kasutada igasuguste magustoitude tegemiseks. Te võite siin blanšeerida puuviljad, pirnid, õunad. Pange peale veidike kaneeli, rosinaid ja teil on nagu ahjuõunad. Sel juhul kasutage loomulikult restiga osa. Ja kui teil on nagu sügavamad asjad, mida te tahate panna suuremad nagu täidetud paprikad, siis seda korrust ma ei kasuta. Aga kui teil on näiteks seened, kui teil on igasugused sellised hõrgud köögiviljad, te võtate supisegu sügavkülmikust, siis täpselt samamoodi te saate panna 2 kihti. Ja sel juhul, kui on väiksed, võite panna ka kas siis salatilehe või midagi alla, et ta hoiaks, et ta läbi aukude ei vajuks. Aga tegelikkuses köögiviljad tõesti on parem, kui tal on augud avatud, väga hästi aurutab. Mikrourban on selline supertoode, mis on siis kokku kogutud nii riisikeetja kui auruti, et kellel on väiksed köögid, kellel on väiksed kapid, siis on niivõrd hea siin teha. Kui olete munad valmis teinud, näitan siis veel korra, neid ilusaid pühademune, muuseas kasutasin munade värvimiseks ka, mis on heledamad munad, on tehtud ka kasutatud spinatit. Teised on klassikaliste munakoortega ja tõesti munad ilusti valmis. Kui me tahame, nüüd on munad tehtud, munad koksitud ja mis me munadest teeme? Teeme munadest täidetud munad. Ilusas kleereserveerimisanumas, ilus lauale panna ja kõik saavad munade pühast rõõmu tunda. Algul on koksimise rõõm, pärast juba ka söömisrõõm. Mikrourbaniga valmistan mina siis lisaks riisist ma rääkisin, hommikupudrud kindlasti, kartulipuder. Täpselt samamoodi panen siia sisse tükeldatud kartulid, iga kartuli kohta kuskil 2 minutit, lasen nad valmis saada. Seejärel lisan siia tsippa piima, korraks veel mikrouuni ja meie tupperware, sellesama meie super kartulipudru nuiaga siinsamas urbani sees, teen kartulipüree valmis. Lisan või ja ta seisab ka soojana. Hea ja kiire kasutada. Võite väga hästi sulatada siin ka toiduaineid. Täpselt samamoodi nagu Servofixis. Panete sõela peale, mida te soovite siin sulatada. Lihad, köögiviljad on sügavkülmast tulles vett täis. Saate kasutada nii, et väga hõrksalt vajub kõik alla, mis on ülearune ja köögiviljad ja liha jäävad sõelale. Väga lihtne on kasutada siin näiteks teha ise kodujuustu või kohupiima.
selleks on Servofixi retseptides erinevaid olemas, mis kõik Urbanile täpselt samamoodi sobivad. Võtate näiteks paki poepetti kilekotis ja panete selle sügavkülma. Petikott külmub ära, tuleb sügavkülmast välja, lõikate koti lahti ja seesama brikett, mis on külmunud, murdke pooleks, sest Urban on väiksem kui Servofix, pange sõela peale, kaan peale ja ta sulab nii ära, et külmumisega vadak eraldus ja nüüd, kui ta sulab, vadak valgub alla ja kohupiimapasta jääb teile sõelale. Tal on hästi palju erinevaid võimalusi. Siin te saate sulatada šokolaadi želatiini veevannil, panete kuuma vee, teise anuma siia sisse ja täpselt samamoodi ta sulab ühtlaselt ära. Mikrourban on siis eriti sobilik, jah, tõesti, nagu ma juba eelnevalt nimetasin, peredele, kellel on väiksed köögid, väiksed kapid, siis on ta väga mõnus kasutada töö juures, kes tahavad kiirelt valmistada lõunat. Praegu oleme kodukontorites, lapsed saavad ise valmistada, teevad oma lõunat. Mikrourban on tõesti asendamatu, kui teil on olemas mikroovn. Ja kui teil seda veel ei ole ja plaanite, siis jätke meelde, et mikroovni avakõrgus võiks olla vähemalt 19 centimeetrit, kui te soovite kasutada erinevaid tupperware mikroovninõusid, sest lisaks Urbanile on meil olemas ka suurepärased omletivalmistajad, nii ümar kui ovaalne, terve rida erinevaid mikros toidu valmistamise anumeid. Mikroovni ei tasu karta, sellepärast et oluline on nõu, millega te seal seda valmistate ja toit, kuna ta ei puutu veega kokku, säilitab oma värvi, säilitab oma maitseomadused ja maitsestamine toimub kõik pärast. Kuna kartulid, peedid, köögiviljad ei puutu veega kokku, siis järelikult jäävad mineraalid, soolad, kõik ka meie köögiviljadesse alles. Mikrourbanit võib olla ka igas peres mitu, sellepärast et ühe võtab tööle kaasa, üks on suvilas ja ta on tõesti asendamatu. Et nii riisikeetja kui aurutina väga hea kasutada. Kui te nüüd arvate, et teil oleks huvi selle toote vastu, siis Mikrourbanil on kaasas ka retseptid, erinevad väga hea retseptiraamat, juhend, mis on ka väga oluline alles hoida kindlasti, õige kasutamine. Ja mida ma ka kindlasti rõhutan, et kui te võtate Mikrourbani välja, näiteks kui ma võtan munad, valmistan siis, et munakoor eralduks lihtsalt, siis ma tõstan munad ju külma vette. Mikrourbanil needsamad kihid, kus on metalliosa sees, kindlasti palun ärge valage külma vett kohe peale. Ta peab jahtuma rahulikult. Ta on raskem osa, tal on metallikiht vahel ja et ta teile kauem kestaks, siis on väga oluline õige hooldamine. Ja selleks on see juhend kaasas, mida tasub kindlasti ka alles hoida. Kui teil on soove, kirjutage siia sama video alla, võtke ühendust oma Tupperware esindajaga või meie Facebooki lehel Tupperware Eesti saate te täpselt samamoodi palju lisainformatsiooni. Lisaks on YouTube'is erinevaid Mikrourbani videosid, ideid ja loomulikult võite ka mulle alati kirjutada, et saada uusi retsepte ja nippe. Olge terved, hoidke oma peret ja toitume tervislikult. Ma nüüd piilun, aega meil ei ole nii kaua oodata, aeg jookseb peale, tahate juba toimetama minna muude asjadega. Nii, võtan siit pulbi ja vaatan, tatar ongi valmis. Natukene veel ja saan juba teha tatra praadimiseks kõrvale. Igatahes kõike ilusat teile, mina olen Merle Vaha, tupperware.ee lehelt saate informatsiooni ka teiste meie toodete kohta. Kõike ilusat!